Ei saa isegi tööd teha, sest ma reaalselt ei mahu seal laua taha, et ülilaheda disainiga küünla. Ma lähen Ketsiga lõunat sööma, miks mitte olla täna veits ekstra. Ja enda tänasest meigis ma sain inspiratsiooni seedilt. Kui hästi me üksteist tunneme. Kes oli meie esimene kutt? Mida? Sul oli ka temaga teema. Kirjelda teist ühe sõnaga. Täna ma võtan teid lihtsalt endaga kaasa, tuleb selline chill vlog, päev minu elustiilis ning vaatame jooksnud, mis siis saama hakkab. Ning eile õhtul ma jõudsin just Leedust tagasi. Kindlasti tšekkake Instas minu highlights ja kui te ei ole näinud, sest ma jagasin stories kõike, feedis on ka vahvaid postitusi, et mida ägedam ma seal tegin ja nägin, et ma arvan, te saate häid reisisoovitusi. Aga kui me jõudsime eile nii hilja tagasi, siis ma ei jaksa olnud lahti pakkida ja ma praegu peangi hakkama sellega tegelema, sest vaadake, milline tuba välja näeb. Nagu see on täielik segadus ja mulle absoluutselt ei meeldi sellise segaduse sees elada ning ma ei saa isegi tööd teha, sest ma reaalselt ei mahu seal laua taha, et ma tahan kõik puhtaks teha, siis ma olen palju produktiivsem ja mul on endal hea olla. Ehk kui ka sinu tuba on hetkel sassis, siis ma praegu julgustan sind, et võta end kokku ja tee see ära. Nii ilus puhas, ma olen mega rahul ja nüüd mul reaalselt on siin ruumi tööd teha. Aga ma tahtsin teile näidata, et Leedust ma leidsin nii armsa prillikarbi, sest enne poest sain enda uute raamidega kaasa sellise punase, aga mu toas ei ole mitte midagi punast ja mulle üldse ei meeldinud see, aga see roosa on mega nunnu, see sobib juba hästi mu lauale, sest ma hoian seda karpi kogu aeg siin, sest ma panen vahepeal raamid ära, siis siin on mul teine roosa raamat, siis mu hiire alusel on roosat näha, siis seal mul on need roosad kotid ja sellest samast poest ma leidsin veel sellise ülilaheda disainiga küünla, mis on nii minimalistlik ja trendikas ja see roosa värv on imeilus ja see lõhnab ka muidugi super hästi ja ma tahtsingi just selleks, et see seoks mu toa kokku, et kui seal on need roosad kotid, siis see nii-öelda toob ka seda roosat sisse nunnukas ja eile ma käisin ostmas uut pildiraami, selle ma sain Selverist, sest enne mul oli siin selline hõbedane, aga kuna siin peal on kuldsed detailid ja mul on tegelikult kuldsete raamidega pildid siin ja seal mul on peegel veel kuldse raamiga, siis see kunagi ei sobinud siia liiga hästi ja eriti selle uue küünlaga. Ma tahtsin mingit vaheldust ja see on ka ülilahe siuke minimalistlik ja nagu modernne, et ei ole mingi tavaline igav. Siin on praegu see pilt sees, mis sellega tuli, sest ma pole veel jõudnud ilmselgelt ilmutada ja mul pole veel õrna aimagi, millist pilti sinna panna, sest see on suht keeruline otsus, kuna ta peab sobima nagu kogu toaga, sa ei saa lihtsalt midagi panna. Seega ma veel mõtlen seda. Ja sealt samast poest ma sain ka eelmises vlogis organiseerisin neid sahtleid, kes nägi, ma otsisin siia korvi, ma tahtsin samasugust kuldset nagu H&M-is, aga sealt ma leidsin sellise, mis oli palju odavam, sest ma mäletan, et H&M-is vist oli mingi 15 €, sealt poest ma sain selle 5 €-ga, seal oli 6 € kuldne ka, aga ma mõtlesin, et ma võtan pigem musta, sest tegelikult mul on musti detaile siin toas küll, et juhul kui ma tahan seda hiljem kasutada näiteks kuskil laua peal hoopis mingi muu asja jaoks, siis mul on nagu valikut nii kuldne kui must. Et nüüd on seega olemas ja see on nii hea. Juhu! Ma arvan, et nüüd on aeg ennast hakata sättima, sest tegelikult ma juba tunni aja pärast peangi minema kodust välja. Ma lähen Ketsiga lõunat sööma. Algne plaan oli kogu sõbrannade grupiga 5 minna välja sööma, aga kahjuks kuna on suvi, siis kõigil on oma plaanid, kes on maal, kes on kuskil reisil ehk Ketsi ainuke, kes oli linnas. Seega ma lähen temaga sushit sööma. Sain need just valmis, selline on siis minu riietuspüksid on Pull&Bear'ist, siuksed mega coolid teksamaterjalist, aga kargo vibe'iga saparahelised püksid. Kampsik on Bershkast ning ma ostasin teha space bun'id, sest ma pole neid üliammu teinud ja mõtlesin, et miks mitte olla täna veits ekstra, seega that's that. Ja enda tänasest meigis ma sain inspiratsiooni seedilt, et teha lilla alumine
silmalainer. On siuke väga funky look, ütleme nii, et andke teada kommentaarides, kuidas teile see meeldib. Nagu te nägite, siis me käisime just Sushi Plazas lõunatamas, aga kuna seal oli nii kõva taustamüra ja muusika, siis ma ei tahtnud seal väga häälega mingit klippe filmida, ehk me tulime hoopis koju, sest mul tekkis selline idee, et me võiks filmida, kui hästi me üksteist tunneme. Ketsiga me tunneme üksteist ju esimesest klassist saati, mis tähendab, et mingi 13 aastat, kuigi me saime lähedasemateks sõpradeks 4.–5. klass, ehk siis umbes sellest alates me oleme parimad sõbrad olnud, kuigi viimastel aastatel me pole enam nii tihti näinud, näiteks mina olin juba teises koolis ja kõigil omad asjad, aga me ikkagi saame väga hästi läbi. See ongi see, et ma arvan, et me teame meie vanu mingeid lemmikasju, aga see, mis praegu on nagu mingi... Alustame kõige lihtsamaga. Millal on meie sünnipäevad? Sul on 2. mai. Aasta? 2000. Sul on 19. juuli 2000. Kes oli meie esimene kutt? Palju näin. Sa tead. Ei, ma ei tea. 21. Pakud Kasper praegu või siis Taanial, aga see nagu temaga vist taga ei käinud, nii et nagu... Okei, mina mõtlesin tegelikult 3. Sul on hinti vaja või? Jah. Sul oli ka temaga teema! Ma olen 3. hindi. Veel ühe meie grupist oli temaga teema. Ei tea värst. Mattias! Mis oli mu esimene töö? Mida? Mu esimene mõte oli see, kui me käisime koos minu vanema juures mingi aiatöid tegemas. Oli see esimene? No see oli esimene, aga mul pole see meeles. Millist pulma ma kunagi tahaks. Väike, ilma külalisteta teie kahekesi, perekonna seisuamet, minimalistlik ja siis pärast uhke pulvareis. Jah, no sul on suur pulm, palju inimesi, kleit, mida kõike saab. Kõik pruutneitsid. Kõik lihtsalt. Video, fotograafid. Mis toitu me vihkame? Palun ütle, et sul oli mingi keedukartul. Mul on üli palju asju. Jaa, küll. Juurviljad on kõige lihtsalt minu just. Ma ei tea, mingi kaalikas. Jaa, ma ei tea kaalikas. See on nii halb. Kas me tahame lapsi? Kui jah, siis kui palju? Saab kaksikuid. Ja kuidas, mis oleks ideaal? Okei, ma pakun esimest variandi. Tüdrukud. Poissi tüdruk. Jep, minu arust sul on mingi 1 või 2 last. 2 on ja maksimum, ma kaluks nagu 1 maks 2. Mis on üle aegade lemmikfilm? Nagu mida, mis on nagu jääb alati nagu? Ma peaks teadma seda või? No, ma ei tea. Pakkuda võin, ma ka ei tea sinu. Anna mingi vihje siis. No sellel on 5 osa. Videvik. Jah. No anna ka mingi vihje. Okei, number 1 on romantiline komöödia. Seal on Taylor Swift. Kunagi näinud teda näitlemas. Ma ei tea. Okei, Valentine's Day. Mis kinganumbrit ma kannan? No toss on sul ilmselt suurem, ma arvan, see on mingi 40. Tahad kuidagi kirjeldada ka mu jalga või? Jaa, see on siit kõrgemal. Õige. Mul on kõrge ja lai ja siis mul on veel suur varvas ülespoole. Mu jalanumber on 38–41. Okei, ma pakun sind vahemikku 37–39. Kingad on 37, enamus tossud on 38. No 39 on taast mingi sport või siis salve mingi saapad võib-olla. See ühjärg on mu sinuad. Rohelised. Jaa. Okei, sina omad on kas lihtsalt hallid või mingi sinikad hallid? Mu isa silmad on sinakas hallid ja mul on rohelised, mul on suht nende segu nagu. Millal on meie friend anniversary? Tahaks ka teada. Meil ei ole nagu kahekesi, aga meil on nagu grupil. Jah. Kas tead, eks ju? 5. september. Õige. Kas meil on mingeid veidraid talente või oskusi? Kas sa tead midagi või? Ma üritan mõelda. Minu arust sul on see, et sa suudad neid riideid ümber õmmelda. See on mu talent. Jaa, mina küll ei suudaks. Üks 10 oskab niimoodi parajaks õmmelda. Ma ei õmble ju nagu endal asju kitsamaks ja siit. Jaa, aga see on minu arust väga suur asi. Otsad kokku ja ja siis kookide ja trühvlite tegemine ka. Neid ma oskan. Okei, ma mõtlesin endal välja. Ma ei oska isegi kantipopp. See ei ole füüsiline asi, see hoomab rohkemat.
see ei ole nii, et oma kätega otsast mõisterdan mingi ühe asja valmis. Vaimselt või nagu Mingi su mõtteid lugenud. Hüpnoosi alla mõtle 21. aegu. Vihje on pidu, üllatuspidu nagu. Ja nagu korraldamine. Aha. Ma mõtlesin selle peale, mul tuli see hilisem meelde. Kirjelda teist ühe sõnaga. Ma ei tea, kas on sõna üldse. Ma ise mõtlesin selle välja praegu. 1, 2, 3. Elurõõmus. Ma mõtlesin veel päiksekiiri elegantne ka. No mul tuli kohe elurõõmus. See on hea koht, kus lõpetada. Ja selle koha peal ma tahaksingi tänada meie tänase video sponsorid, milleks on Coca-Cola. Nagu te eelnevalt nägite, siis me käisime lisaks sushile nautimas ka Coca-Colat ning see sama võimalus on teil. Kui te lähete sellel nädalavahetusel 8. ja 9. augustil, mis on juba homme ja ülehomme Coca-Cola välja valitud restorani, siis teil on võimalik saada esimene Coca tasuta ning neid restorane on mega palju üle Eesti, et ei pea muretsema, kui te olete väljaspool Tallinnat. Lihtsalt minge tšekake seda linki, panen ka videokirjeldusse kõige esimene link, seal saate täpsemalt lugeda selle kampaania kohta rohkem infot. Selle kampaania nimi ongi avatum kui kunagi varem, mis tuleb sellest, et kuna me nüüd loodetavasti elasime selle koroonakriisi üle, et äkki seda ei tule rohkem, et me väärtustame nüüd rohkem seda, mis meie ümber on ja nüüd on väga palju asju hakanud ennast taas avama, samamoodi ka söögikohad, restoranid, et nüüd on peaaegu kõik juba avatud. Nii, minge nautima! Mul on tunne, et nüüd on aeg hakata otsi kokku tõmbama. Ma väga loodan, et teile meeldis, et teil oli põnev vaadata. Kindlasti andke mulle kommentaarides teada, kas te tahate, et ma teeksin mõne teise sõbra või näiteks Anduga ka seda sama küsimustikku, et kui hästi me üksteist tunneme. Visake ka pöidlad püsti, kui teile meeldis see video, ärge unustage subscribe ida, te ei jääks tulevastest videotest ilma. Sest nagu ikka, suvel tuleb igal reedel kell 10 hommikul uus video. Näeme järgmisel nädalal. Tšauki!